Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Täna peaks Ukraina president kohtuma Euroopa suuremate riikide esindajatega, et tutvustada ka neile seda ameeriklastega kokku lepitud või koostamisel olevat rahuplaani. Meil on stuudios julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere! No mida sellest rahuplaanist, mis nüüd ameeriklastega on 3 viimast päeva intensiivselt taas arutusel olnud, et mis me sellest teame? No ühtepidi me ei tea sellest väga palju midagi ja mis ongi hea, kui me sellest teaksime liiga palju, siis see poleks enam plaan. Aga teistpidi me aimame nende igasuguste üksikute infobittide põhjal, mis on nagu, ütleme, mida võib pidada usaldusväärseks või tõenäoliseks. Saame siis nagu aru sellest, et põhiliselt käib nüüd nagu rääkimine 2 nagu väga valusa teema üle, et üks on siis see, et millised on need territoriaalsed küsimused nii-öelda, et USA ilmselgelt üritab teha Ukrainale selgeks, et on targem teha Venemaale mingid territoriaalsed järeleandmisi, et saades siis vastuseks selle, et sõda lõpeb. Ja see on nüüd nagu väga paljuski põhineb nüüd nagu siis sellisel arusaamisele, et Ukraina armee on nagu vääramatult taganemas ja Vene armee on kiiresti edenemas, mis tegelikult tõele ei vasta muidugi. Aga Ukrainas on natuke ise ka süüdi selle mulje tekkimises. Aga nüüd teine valus küsimus on siis see, et mida on ka algusest peale kõneletud, et Ukraina püsiva rahu hinnaks on see, et Ukraina saab endale julgeoleku garantiid lääneriikide käest, siis tõenäoliselt kellegi teise käest on neid saada ei ole. Ja seda on nii-öelda üldverbaalselt niimoodi väga üldistatult on lubatud, aga me teame, et need julgeoleku garantiidega on ju selline lugu, et need garantiid peavad olema usutavad, nad peavad olema saavutatavad ja nad peavad kehtima selles plaanis, et Venemaa peab uskuma, et need garantiid tegelikult nagu ka realiseeritakse. Ehk siis teisisõnu tähendab see seda, et kui Venemaa uuesti ründaks, peaks siis nagu ta kohtuma märksa suuremat sõjalist vastupanu kui ainult Ukraina oma. Ja loomulikult on see väga-väga tundlik teema ja väga keeruline teema, et siin ei saa ka nagu väga niimoodi, ütleme, kedagi süüdistada, et seda kuidagi nagu hooletult lahendada, nagu me oleme näinud Budapesti memorandumiga 1994. aastast, kui Ukraina loobus tuumarelvast ja sai siis nagu mingid garantiid, siis mitte keegi, mitte päevagi ei ole nagu tõsiselt nagu kaalunud nende garantiide alusel nagu toimetamist. Kui rääkida territooriumitest, siis siin on nüüd nagu välja käidud või välja lekkinud või mingisugusel moel siiski tähelepanu juhitud, et praegu on suurem rõhk olnud siis sellele, et venelased saaksid Donetski tervikuna ja Zaporižžja tuumajaama. Võib see nii olla? See võib olla ja ma arvan, et tegelikult, mis siin ongi nüüd üks viga, mille USA on teinud ja ma nagu ka ei oska öelda, mis on nüüd nagu täpselt nagu see läbirääkimiste kulgemine on olnud, sellepärast, et väliselt küll delegatsioonide kohtu, aga me teame, et otseside USA ja Venemaa vahel on kogu aeg eksisteeriv ja mingisugune suhtlemine käib ka siis, kui delegatsioonid nagu visuaalselt ei kohtu. Aga sellelegi vaatamata on USA teinud ikkagi minu arvates selle vea, et Venemaal on jäänud võimalus öelda iga hetk, et tegelikult läbirääkimised ei ole veel alanud, sellepärast, et see läbirääkimiste meeskondade kohtumise ja see disain, ütleme rahvusvahelisest terminoloogiast peaksid üldse olema kõnelused, sellepärast, et see ei ole mingisugune kindel formaat kindlate dokumentide üle, vaid seal on nagu üldiste põhimõtete üle, et kuidas saaks sellise rahulepingu koostada ja jõustada, et ei ole isegi veel selge, kelle vahel see rahuleping alla kirjutatakse. Mis tõttu nagu Venemaal on võimalus tõesti niimoodi vestluse vormis väljendada nagu sellist ütleme nõudmist, et okei, et kui kogu Donbass, siis sõjategevus lõpeb, aga tegelikult me ei tea, kas see on nagu Venemaa poolt nagu selline lõplik nõudmine ja minu hinnangul nad ikkagi, ma arvan, kui nad hakkasid nagu neid nõudmisi esitama, nagu ei eelda väga, et nad saavad rohkem territooriume, kui see praegune kontaktjoon kahe armee vahel on. Nii et see võib olla sellisel viisil, et kuigi me, nagu sa ütlesid, me ei tea ametlikest uudistest või ei öelda seda, et ameeriklased kohtuvad venelastega, me kogu aeg näeme uudistest, ja teame uudistest, kuidas toimuvad vestlused ja arutelud
USA ja Ukraina vahel, aga et samas keegi on kontaktis pidevalt venelastega, kus iga punkt, mis ukrainlastega on läbi arutatud, võetakse testimisest ka venelastega. No kindlasti antakse neile teada. Ma ei usu, et venelased selle peale midagi nagu nii-öelda mingid vastureaktsiooni otseselt nagu näitavad. Aga no siin erinevatel aegadel on olnud erinevate ametnike vahel väga erinevalt laadi suhtlust, et siin ka varasematel aegadel, kui tundus, et nagu näiliselt ametlikke suhted, niisugused ametlike delegatsioonide kohtumisi riigi vahel ei olnud, siis tegelikult riikide vahel ei olnud, siis mingisugune niisugune kontaktkõnelused ja toimusid nagu kogu aeg. Nii et ma nagu ei oska nagu selle kohta väga täpselt öelda, aga ma ikkagi rõhutaks seda, et Venemaa saab iga kell praegu öelda, et ta pole saanud USA käest mitte ühtegi ametlikku pakkumist drafti mingi ühegi dokumendi kohta. Nii et see on nagu ikkagi veel täiesti puudu. Huvitav aspekt on see, et tegelikult Ukraina president on ju ameeriklaste suhtes olnud väljaütlemistes hästi viisakas ja kogu aeg pigem kiitnud neid. Ometi eile hommikul USA president tegi avalduse, kus ta ütles, et ta on oma ametipinnast Zelenskis pettunud, sest ta ei ole rahuplaaniga veel tutvunud selle viimase variandiga ja et andis nagu mõista, et ta ei ole ukrainlastega rahul. Tervikuna üldse on venelased kontrollivad täielikult oma kommunikatsiooni või enam-vähem täielikult. Päris täielikult ei saa mitte keegi kunagi kontrollida. Aga ütleme, et Venemaal on oma kommunikatsioon on kooskõlas siis läbirääkimiste taktika kõigega nagu on kontrolli all. USA poolel on see täielik katastroof ja tegelikult on katastroof ka, ma ei pea silmas ainult seda USA presidendi viimast avaldust, vaid kõik seda, mis on siiamaale toimunud, et see, kuidas nagu tulistatakse meedias nagu ühe päeva emotsioone lihtsalt lastakse välja paista, see kõik annab Venemaa poolele võimaluse nagu pidevalt oma meedia manipulatsioone niimoodi suunata ja võimendada nagu seda, mis on toimunud. Ma ei usu, et USA president nüüd on siin nagu konkreetselt andnud mingid käsud midagi korraldada, aga me kõik saame aru, et peamiselt USA loodab Ukrainale survet avaldades saavutada mingi kompromissi, kuna nad ei oska Venemaale survet avaldada või ei taha. Ja ma arvan, et pigem ei oska. Et selles mõttes Venemaale on kehtestanud president Trumpi administratsioon uued sanktsioonid, mis on Venemaa jaoks tõsine meeldetuletus, et Ameerika võib teha midagi väga järsku ja Venemaa kindlasti kogu aeg üritab vältida, et president Trump ei satuks sellesse olukorda. Aga ameeriklaste kommunikatsioon, mis avalikult kiidab Venemaa presidenti, on täiesti tarbetu, seda ei oleks üldse vaja, see ei aita rohkem sellele protsessile kaasa, see ei too midagi lähemale, see ei kiirenda ühtegi protsessi, see pigem peegeldab seda, kuidas USA ootab, kuidas ta soovib, et nendega suheldaks. Ja ma pean silmas siin nagu siis seda administratsiooni juhtkonda. On tavaliselt niisugune psühholoogiline efekt ja Venemaa saab sellest ideaalselt aru. Nad ikkagi nagu seda mängu oskavad nagu paremini lugeda. Et me ei saa öelda, et nad vigu ei tee, aga põhimõtteliselt neil on ikkagi vähemalt selles meedia pooles on neil küll asi nagu kontrolli all võrreldes sellega, et USA poolel see ei ole suugi kontrolli all. Kas sellelt tänaselt kohtumissel, mis Zelenskil on sakslaste, brittide ja prantslastega, et kas sealt võib midagi oodata? No oodata võib ilusaid avaldusi tõenäoliselt ja ma eeldaks, et vähemalt avalikult siiski Ukrainat toetatakse ja tema territoriaalset terviklikkust ja nii edasi, mis on väga oluline. Üldse ei naeruväärista seda, aga Euroopa puhul on ikkagi probleemiks see, et nad ei reaalselt selles läbirääkimiste või kõneluste protsessis ei osale. Ja kuidas nad saaksid sinna tulla, see on nagu omaette pikem teema ja väga paljudele see ka tõenäoliselt ei meeldiks, kui Euroopa selles kuidagi osaleks, kaasa arvatud ka USA-le ja Venemaale praegusel hetkel, sest Venemaale tundub, et tal õnnestub USA-lt kindlasti palju rohkem välja pressida kui Euroopalt. Aga ma arvan, et tegelikult Euroopa tuleviku huvides on ikkagi see, et kuidagi peaks Euroopa selles protsessis olema päriselt kaasatud, mitte lihtsalt niimoodi läbi selle, et nad saavad Ukrainat toetada ja annavad selle tõttu Ukrainale mingi jõuõla nagu USA-le ja loomulikult ka Venemaale siis nagu mingisugust vastupanu. Nii et mingisugust reaalset toetust, kui nüüd Zelenskõi tuleb selle plaaniga täna nende ette, et mingisugust reaalset toetust mõnele asjale, mis Ukrainale üldse ei sobi ja mis üldse ka Euroopale ei sobi, et siiski Euroopa ei ole võimeline pakkuma? No Euroopa on praegu nagu sellises olukorras, et ainukene viis, kuidas nad saavad Ukrainat positsiooni toetada ja endale üldse mingi positsiooni tekitada, on see, et nad peavad
kogu aeg toetama Ukrainat edasi ja see toetus kahtlemata ei ole praeguses faasis piisav. Euroopa ei ole suutnud nagu viimase 3 kuu jooksul vist nagu üldse teha uusi otsuseid. Ja mõned liikmesriigid siin nagu omapäi on siis teatanud, et kuidas nende nagu toetus Ukrainale siin nagu on nagu läinud või mingid uued otsused ka. Aga ma arvan, et Euroopa puhul on nagu selge, et kui Euroopa ei suuda kas külmutatud varade või mingites muudes küsimustes jõuda nagu ühisele positsioonile, siis mingisugusest Euroopa nagu erilisest positsioonist nüüd nagu siin rahu kontekstis nüüd küll ei ole mõtet edasi rääkida. Aga jah. Ma siiski küsiks natuke laiemalt, et aga kas USA saab endale lubada seda, et me räägime kogu aeg, et Euroopa vajab Ameerikat liitlasena, aga kas see USA saaks endale seda lubada, et Euroopa ei ole tema liitlane, kui teistmoodi seda asja vaadata? No saab, kui sõltub sellest, mis on sinu globaalsed eesmärgid. Ja USA-le praegu tundub, et ta vähemalt praegusele administratsioonile tundub, et nad lahendavad ise oma probleemid bilateraalselt, siis kahepoolselt, seal Hiinaga, Venemaaga, Indiaga, kellega seal iganes veel on vaja lahendada, nad lahendavad nad ära, siin Venezuelale, kes neid ajab seal väga lähedal, Kariibi merebasseinis närvi, avaldatakse praegu väga tõsist sõjalist survet. Et praegu USA presidendile tundub, et tal ei ole nagu selliseid liitlasi vaja. Lühinägelik natuke, aga selles mõttes peab tunnistama, et ega Euroopa nõrkus on nagu tuleb praeguses olukorras ka väga selgesti välja, sest me mäletame siin veel mõned aastad tagasi väga suuresõnaliselt Euroopa liidrid rääkisid mingi strateegilisest autonoomiast ja niisugust asjadest. Nüüd on nagu piinlik seda suhu võtta, muidugi ma saan aru, aga ei ole ka tehtud mingisugused väga otsustavaid samme sinnapoole liikumiseks. Näiteks sealt nagu see olukord tegelikult niimoodi kujuneb. Nüüd on viimastel päevadel väga palju räägitud seda USA riiklikust julgeolekustrateegia dokumendist, mis ütleb väga paljusid asju, mida on välja toodud, aga muus hulgas ka see, et võib-olla Euroopa ei olegi USA liitlane tulevikus enam, et Euroopa läheb teed, mis Ameerika arvates ei ole õige. Kas see strateegia dokument on midagi sellist, millesse peaks üldse liiga tõsiselt suhtuma? Sellise puhul, nagu nad praegu on kirjutatud, on ikkagi see väga taktikaline dokument, kuid ta ikkagi peegeldab nagu selle USA administratsiooni välispoliitilist agendat. Ja ma ikkagi soovitan nüüd meelde tuletada siin enne presidendi valimisi, kuidas ikka ja ka varasemalt on ikkagi Euroopa juhid nagu väga teravalt, kui väga leebelt öelda niimoodi iseloomustada, president Trumpi nagu käsitlenud oma sõnavõttudes ja tema poliitikat on siiski Ameerika rahva poolt presidendiks valitud väga selge häält ülekaaluga. Nüüd maksab see nagu natukene tagasi. Sa ütlesid just enne, et ega venelased nagu rindel midagi väga erilist ju saavutanud ei ole. Samas on selliseid huvitavaid väiteid tulnud analüütikute poolt, et ka Rahvusvaheline sõjauuringute instituut on, kui neid on nüüd õigesti tõlgitud ja õigesti ka väljendatud nende arvamust, aga nad on öelnud, et venelased liiguvad praegu edasi kiiremini kui kunagi varem. See on vale. See ei vasta absoluutselt tõele ja ma ei tea, kuhu nad selle nullpunkti siis asetavad, aga praegu Vene üksused on siin üksikutes punktides on natuke suutnud edasi liikuda, aga mingisugust sellist nagu liikumist, mille puhul võiks öelda, et nüüd Venemaa siin lähemate kuude jooksul haarab juurde arvestatava osa Ukraina territooriumist, seda praegu ei toimu. Kus need liikumised on, et Pokrovsk on siin olnud kogu aeg tähelepanu keskpunktis, Slovjanskist räägitakse nüüd, et mis need liikumised need on, kui väikesed, suured ja kui ohtlikud Ukrainale? Ütleme niimoodi, et siin kui kaardi pealt vaadata, siis ütleme selles piirkonnas siin, mis on, siin on üks Huljapolje asula. Ütleme, siin on see venelaste liikumine viimase 2 aasta jooksul olnud võib-olla selles osas üldse kõige nagu märkimisväärsem. Me ei saa muidugi võrrelda sõja alguses. Venemaa haaras nagu siit selle territooriumi veel terve osa, Dnepri läänekaldast, nii et see sõjauuringute instituut on milleski väga fundamentaalselt eksinud, kui ta räägib, aga siin ka ikkagi nagu viimastel nädalatel nüüd siin ühes rindalõigus on üks 4-5 kilomeetrile edasiliikumine, aga ma ikkagi ütleks,
et see ei kujuta endast nagu mingit läbimurret või see on ka nagu praeguseks nagu seisma jäänud. Ja noh, nad üritavad jõuda ka siia Dnepropetrovski oblasti territooriumile sügavamale, aga siin on need võitlused ikkagi viimased 2 kuud siin piiri peal käinud ja tegelikult ka Ukraina teeb siin vasturünnakuid, et ma ei ütleks, et ka siin on olukord kriitiline. No Pokrovskist me räägime siin 1,5 aastat. Praegu hetkel tõesti on Ukraina vägedel seal niisugune väga keeruline olukord. Kas nad nüüd kavatsevad linnast välja tõmbuda, et mõnes mõttes see operatsioon, mida nad seal Ukraina poolt vaadates läbi viivad, siis ühtlepidi võib öelda, et niimoodi ei saa ka kaua sõdida, et kunagi nad peavad sealt linnast nagu tagasi tõmbuma. Aga kas nad ka tegelikult ja kui kiiresti ja minu arust siin on nagu üks oluline moment, mis läheb nagu meelest ära inimestel, kes vaatavad ja üritavad neid külasid kuidagi pidada arvet seal, et kus parasjagu on Vene armee sees, kus Ukraina armee sees, ega keegi ei sõdi nende külade pärast otseselt, vaid oma kindlate positsioonide pärast ja üritatakse ikkagi Ukraina poole pealt sõdida niimoodi, et Vene armee kaotused oleks võimalikult suured, mitte võimalikult vähe territooriumi kaotada, aga ikkagi Vene poole kaotused on nagu esimene asi, mida soovitakse saavutada. Ja siin on üks Konstantinovka linn selles punktis siin, kus käivad ka väga ägedad lahingud. Tegelikult selle Konstantinovka pärast algasid lahingud siis, kui Venemaa, siin on Bahmuti linn, keegi veel mäletab, siis 23. aastal, kui Venemaa suutis Bahmuti vallutada, siis üritati kohe edasi tungida Konstantinovka peale. Nüüd ei ole 2 aastat, ei ole siis suudetud nagu seda eesmärki saavutada. Ja siis on siin selles piirkonnas siis on, kus on Lõõmani ja Siiverski väiksed linnakesed, mida siis Venemaa vahepeal seda Lõõmanit ta suutis ka kontrollida 22. aasta jooksul, aga hiljem siis ukrainlased võtsid selle tagasi. Nüüd Venemaa üritab uuesti siia jõuda ja valutada Siiverski, mida ta ei ole veel suutnud siiamaale sõjakäigus valutada. Et siis siin on need Slavjanski, Kramatorski kaksiklinn, mis on selline Ukraina Põhja-Donbassi kaitse peamine keskus olnud kogu aeg. Ja kui me mäletame 2014, seal üritati siis selle hübriidrünnakuga seda Slavjanski linna vallutada, ukrainlased suutsid siis sellega vabastada. Nii et ta on olnud, mitte see Slavjanski nimi ei ole siin oluline, vaid ta avab teatud võimalused tungida edasi Harkivi suunas nagu lõuna poolt. Sest Venemaa siit põhja poolt, kuigi ta on nüüd uuesti üritanud siin natukene Harkivi suunas rünnakuid korraldada, aga see pole õnnestunud. Aga samas sealt Slovjanskist on Harkiv ikka väga kaugel veel. No on, aga siin on suhteliselt asustamata ala ja siin on vähe asustatud ala. Siin on need Izjum ja mõned linnad, Tšugujev ja mis olid nagu sellised ka, mille pärast käisid siin kõvad võitlused varem. Et see nagu Venemaa siin sõja algusest, kui te mäletate 22. aastal üritas Harkivit ümber piirata, rünnati siit poolt, üritati mööda minna ja siis siit alguses vahetult linna ääres see ei õnnestunud ja siis siit alt tuldi, siis võeti ära see Izjum on kuskil siin ja siis siit prooviti minna niimoodi uuesti nagu Harkivi suunas. Et Harkiv on oluline keskus. Need Slavjansk ja Kramatorsk nagu tegelikult strateegilises plaanis mingit tähtsust ei oma. No viimased uudised räägivad, et venelased on Harkivi oblastis purustunud ka ühe jõe tammi. Et kas see võiks ka mingit rolli mängida seal? Ei, absoluutselt mitte. See on umbes siin selles piirkonnas ja ei, vabandust, ta peab siin pool olema, siin kuskil on, need jõed ei ole siin kaardi peal. Ja siin on üks mingi otsetee, mis läheb siia Kupjanski poole, et Venemaa loodab, et siit on võimalik siis Ukraina armee logistikat kuidagi moodi halvendada. Eks ta natukene pikemaks ebamugavaks see logistika läheb, aga mingit suurt tähendust seal ei ole. Arvestades seda olukorda, kui palju on mõlemal jõude ja mis on rindel siiamaani toimunud, siis me tõenäoliselt ei pea arvama, et aasta lõpus seal rindel veel midagi erilist võib juhtuda või võib? Ma ei usu seda, sellepärast, et vaatamata sellele, et tõepoolest, et Ukraina armeel on siin aeg-ajalt tulnud väikseid taganemisi, et nad on suutnud ka siiski vasturünnakuid teha, aga Ukraina selgelt muidugi säästab oma jõude. Ei ole nagu mindud nagu sellisel kujul rünnakuid läbi viima, nagu Vene armee seda pidevalt teeb. Aga ma ei näe nagu seda, et Ukraina armee oleks nüüd nii hädas kaitsetegevuse korraldamisega, et me nüüd võiks eeldada, et Venemaa siin nagu kuskil nagu suurelt läbi murrab. Et mis on Ukraina probleemid, on teada nagu 2 põhilist probleemi. On mobilisatsiooni korraldamisega jätkuvalt, ei ole seda suudetud viimase 3 aasta jooksul ei ole suudetud seda korda saada, vaatamata sellele, et vana mobilisatsioonisüsteem oli teada, et see on ebaefektiivne ja see kukkus
kukkus sõja alguses ikkagi täielikult kokku. Ja teine probleem on ikkagi, mis tuleneb rohkem sellest, et erineva tasandi komandorid teevad juhtimisvigu. Et see on see teine, see põhiline asi, mis nagu rindel probleeme tekitab. Rainer Saks, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmised saated on eetris tulevatel päevadel. Aga vahepeal lugege ikka uudiseid postimees.ee.